No tervist, Hillar Kohvinavalt, aga olen täna 12. juuni hommikul moostes sõnaga, sest eile oli meil, tule siiapoole natukene, et mõlemad näha. Täitsa kaameras. Et eile oli meil siis Zodiaagi suur lõpupidu, eks ole, et terve meedia oli kohal. Et räägi, millised on muljed siis? No, muljed on ju nii nagu muljed ikka on ju nii. Et tegelikult ütleme üle pika aja rahvale pidu teha, noh, see koroona tõttu ju on kõik ju kodus istunud. Ja eile oli siis ju selline üllatus küll, noh, võib-olla ajaloos isegi see, et Elu24 Katrin Lust tegid otseülekannet, need üle 4 tunni, 4 tundi, mis see ülekanne, et kõigil on võimalus seda näha nagu Elu24 selle lehekülje pealt sõnaga. Ja siis olid veel kohal, noh, Taavi Libe käis ka korra läbi sealt, ta oli natuke hiljaks omadega, kes oli veel teistegi väljaannete fotograafe seal. Aga siis, mis ma ütleks seda, et kahjuks võib ka seda öelda, et Kasatsök Jüri ehk Jüri Sandberg pidas alt sõnaga, et keegi oli ta nagu öelnud, et vist, et ära tule, kuidas see asi nagu täpselt oli, ma saanudki aru. No sa ju olid kõrval, kui ütleme, tegelikult olid teel vaata ju, me ju ikkagi ju saime ta niimoodi, et ta ei veaks rahvast alt ja ta lubas tulla ju. Aga jah, et Jüri vedas juba teist korda alt, et Popstar oli ütlenud Metsavenna talus vedas esimest korda alt ja nüüd vedas teist korda alt. Popstar oli ütlenud, et sul ei ole mõtet tulla, et sul ju öömaja ei ole ja ongi kõik on ju nii. Aga noh, ütleme niimoodi võtta, siis nad üksteist keeravad ülesse ja see on nii tavaline asi, et no ütleme, siin on nüüd see teema, et peab nagu meediale tõtt tunnistama ja ütleme, et jah, et ütleme nende 3 koostöö on meil lõppenud, et Jüri, Olju ja ütleme Raitsi, no neid nagu meie pidudel enam näha ei ole. Ja kas sul oli juba nagu ette ka nagu mingid plaanid juba teada, et kus sul on esinemised nagu ütleme siin, kas see juunikuu siis on või juulis, eks ole, et noh. Esinemisi praegu võib veel pakkuda, sellepärast et jaanipäev on ju tegelikult ju päris suur riigipüha, mis võib nädalaid tähistada. Eestlasel on ikka kombeks, et kui ei saa vedama, siis saab pidama on ju nii. Miks ta nii ei ole? Et aga 23. juunil olen ma koos Marko Tasasega Orissaares. Seal on suur jaanituli hästi ilusus looduslikus kohas, nii et tulge kohale, kes seal kandis on. Ja praktiliselt muud ajad on praegu nagu jaanipäeva kandis vabad, et kui nüüd soovite Illarit kuskil esinema, no Pärnus ei saa. No tähendab, Pärnus võiks ju kusagil olla, eks ole, aga kusjuures ma olen saatnud ka Pärnusse ikka päris paljudesse nendesse peokohtadesse või baaridesse nagu ettepanekut, et võiks ju kutsuda Tiit Seiki nagu esinema, aga ei ole vastust nagu tulnud. Pärnus on meil see, vaata needus peal, et SP needus on peale pandud, et millegipärast inimesed usuvad kõike, mis on pask, mis on suust välja, et on ju nii. Ja siis noh, seda ka nad siis selle järgi võtavad ja otsustavad siis, et keda sinna lavale panna ja keda mitte. Et aga et praktiliselt noh, kindlasti nüüd üle Eesti hakkab neid tööpakkumisi tulema. Ja noh, ma võib-olla natukene mainin augustiga nagu ette ära, et noh, väiksed plaanid nagu on, et kuna ma saan augustis 55, eks ole, et võimalik, et Ulilasu aias tuleb üks sükene minu sünnipäeva tähistav üritus. Aga noh, sellest juba räägib täpsemalt, kui see asi juba hakkab kätte jõudma. Kindlasti me teeme plakati, kus paneme peale Hillar Kohv 50. 55. 50, sest viska 5, sealt viskame minema selle 5. Et 50 panen et see on palju ilusam number kui 55. Ja räägi seda ka, et noh, sul tuleb pidada nüüd uusi laule, et millised need praegust uued laulud nagu on, et sul tänagi vist on, täna on 12. juuni, et on ka vist salvestus. Minul endal ei ole, aga Arnold salvestab siis oma Toksma sõnaga, jah. Ja siis nädala jooksul teen ise enda osa sinna juurde ja siis tuleb meil Oksmaga ka üks uus. Et üks siuke huvitavad sõnad olid sellise tibutantsu järgi või kuidagi see... Tule lähemale, tipsar olenendab tipsar, no rohkem siin ütleme praegu vihjeid ei anna.
aga eile näitas, et see rahvale meeldib, et rahval olid juba sõnad peas, et esimese hooga kohe no näed. sai õpetatud rahvale need sõnad pähe. ja sinul tuleb ju lugu Suvehommik. jaa, et siin toetab meid Eiki ühesõnaga, et jällegi ütleme üks suvine laul. nii et ütleme veel kord selle ette ära, et kõik laulud, mis minagi laulan, et kõik on DJ Eiki Ainsalu kirjutatud. no ütleme, see on kuidagi läinud niimoodi. nojah. aga võib vastupidi olla. ja noh, ütleme, et mina nagu nii pidevalt esinemas käia ei ole, eks ole, aga mina käin ainult esinemas siis, kui mind DJ Eiki kaudu kutsutakse, sest ainuke inimene, keda mina usaldan, on Eiki, eks ole. Kui keegi teine näiteks mind kutsub, siis ma ei usalda ja kui ei usalda, siis ma ei lähe ühesõnaga. et seda võivad kõik arvestada. Mina olen rohkem siuke kirjamees ühesõnaga, aga esinemas käin siis, kui lihtsalt vahel, et noh, et võiks ju midagi teha vahepeal, et nii, et Hillar Kohvipannid kirjutage ja www.djeiki.ee, et sealt saate siis Hillarit peale kutsuda esinema. ja praegust on nagu laupäeva hommikul, kell on siin 7 läbi, mis on 8 minutit, eks ole. et kuidas sul tavaliselt need, kas laupäeva hommikud, üldse hommikud siis sellisel kellaajal nagu algavad, et kas kohvitass käes või? Tegelikult viimased hommikud on alanud ja nüüd juba kell 5, pool 5, täna oli ka tegelikult pool 5 oli juba, kui ma vaatasin kella, kuni oli läinud. Et tegelikult on kohustusi palju, mida on vaja täita ja midagi ei ole teha. Eks see elu ongi niisugune. Ja teine asi vist on see, et sul on kohe need kas laulud ja vaatamist või laulusõnad üle vaatamist, et kohe, et või ju harjutad ja õpid neid laule või mismoodi, et... Mul on teatud periood, ütleme, paika pandud, et kui ma hommikul üles ärkan, tegelengi enda asjadega, siis on ju perekohustused ja see muusikaline, ütleme, õppimine, see käibki seal nagu vahepeal. Ja palju sul neid lapsi kokku, et äkki laste nimed kätte, et... No neid nimesid meil jääb video väga pikaks, aga see on nagu 7 pealpoissi. 7 pealpoissi ja viimane on Eija nimeline just praeguse seisuga. Et siis sellised lood, või tahate midagi südamalt ära rääkida, mis on nagu... Ei olegi midagi, kui vaataja kuulaja tahab küsida, siis tuleb sealt mingid küsimusi. Et võivad DJ-kke saata kirja kas läbi Facebooki või siis eiki.ainsalu@mail.ee vist on see adress. Sa oled minu meiliaadressi pähe. No muidugi, lihtne. Et jaa, et kirjutage ja joonistage meile ja... Ja samas võib ju seda ka öelda, et kui keegi sooviks, et DJ-ki, kelle mõnda head sõpra meeles peab, et üks võiks väikse tasu eest võib-olla siis saad mingi video teha, õnnitlusvideo. Ma ei ole õnnitlustervitusi vaata nagu reklaaminud, kuid jah, ma teen ja ma ei tee nüüd nii kallilt nagu võib-olla teised seal show-artistid teevad. Et ma ikkagi teen sümboolse hinnaga. Aga saate küsida ja midagi lustakat, millega siis nagu üllatada sõpru tuttavaid sünnipäeva hommikul, miks mitte. Ja kas sul tuleb ka meelde niisugune hästi niisugune põnev esinemine üldse, ütleme senisest elust, et mis on nagu kõige rohkem meelde jäänud, et esimese hooga? No neid põnevaid esinemisi on ju nii palju, vaata. Aga kui tuua üks välja lihtsalt. Siis tegelikult aastaid tagasi, see võis olla isegi 10 aastat tagasi, kui me nüüd hakkame meenutama Zodiaagi aegu, siis oli üks niisugune väga vahva juhtum, oli, et mingi, igatahes mingi pidu oli, sünnipäeva pidu, ja rahvas tegi rongi. Kui inimesed teavad, mis asi on rongi tegemine tantsuplatsil, siis kujutage seda ette, on ju nii. Ja üksteise järel siis võtsid ümbert kinni ja tantsivad ja nad tantsivad sealt Zodiaagi trepist üles. Ja eks ma läksin siis järgi vaatama, et mis seal toimub, ja mingi liinibuss oli ees. Linnaliinibuss. Esimest uksest tantsiti sisse, tagumisest välja ja alla Zodiaaki tagasi. Ja kujutage ette siis nägusid, mis seal nagu bussis oli niimoodi, kõik vaatasid, suu ammuli, ütleme, autojuhid, joo, selline möll oli täitsa putsis. Vabandust.